Tervist, Opeli huvilised! Ma näitan siis teile, kuidas kasutada Opel 2000, DIS 2000 tehase tarkvara ja kuidas lugeda elektriskeeme. Et kõigepealt selle DIS 2000 saamist üldse, et Windows 7, 8, 10, mis on 64-bitised, ei toeta seda programmi otse. Et selleks, et seda programmi tööle saada, tuleb kasutada mingisugust virtuaalmasinat. Probleem on selles, et programmi sees on 16-bitised jupid ja programmijupid, mis ei hakka 64-bitisest süsteemist tööle. Ja mul on siis kasutusel Microsofti enda tarkvara, mis on siis Windows 7-ga kaasas kõvemates versioonides, näiteks Windows 7 Ultimate, mis mul on. Et seal on võimalik seda kasutada just seda Windows XP Virtual PC'd. Aga programmist endast. Et minul on kasutusel DIS 116 versioon. See on siis viimane DIS 2000 versioon. Sellest on küll olemas DIS Global DIS ehk siis Opel, Saab, Vauxhall, Global DIS. Need on kõik erinevad programmid. Need on veel uuemad, aga neid ei ole võimalik kuskilt saada. Vähemalt minul ei ole õnnestunud seda kuskilt hankida. Ja kui me nüüd siin hakkame programmist endast natukene sisu ka neid näitama, siis ma teen need keelt suuremaks. Et siin on siis erinevad tehase asjad, checking protseduurid, ehk siis kui auto tuleb hooldusesse, et millal õli vahetada, millal rihmad vahetada ja nii edasi. Tööajad, igasugune service informatsioon, siis mina praegu panen rõhku elektriskeemidele, kuna seda kasutatakse kõige rohkem siin. Vähemalt mina kasutan kindlasti seda kõige rohkem ja paljudel kasutajatel huvitub kindlasti väga palju just elektriskeemid. Kuna video on tehtud põhirõhuga Opeli kasutajatele, Omega kasutajatele, ka ma ise olen Omega kasutaja, siis ma näitan seda Omega näitel. Võtame siit mingisugune mootori ja mingisuguse kere ja mingisuguse kasti ja natukene ketrab välja. Kõige olulisem asi, mis siin päevalt näidata on Voltage Distribution, Start and Charging. Näitan ära, siit tuleb süütelukk. See on süüteluku osa. Ja siin on siis need astmed, et B on see nullaste, kui on võtid sees ei ole või võti on sisse pandud, aga ei ole veel keeratud. Esimene aste, kus raadio hakkab tavaliselt tööle, teine aste, kus on süüde sees ja kolmas aste, kus siis starterile antakse voolu ja mootor hakkab ketrama. Nii, siin on siis see kontaktplaat nii-öelda ja selle kontaktplaadi nimi on 30. Tähendab seda, et olenemata süütevõtme asendis süütelukus klemmilt või kontaktplaadilt 30 nimetusega 30 on võimalik saada kogu aeg 12 voldist pluss pinget. Siis on kontaktplaat nimega 15. Siit on võimalik saada pinget ainult süüte asendis ja startira asendis. Näiteks saab siit kindlasti mootori aju voolu, et seda ei tohi ära katkestada, kui starterit anda. Siis 15A, siin näiteks võivad olla, siit läbi võivad minna tuled, et tulesid ei saa ennem põlema panna kui süüde sees ja tuled kustutatakse ära, kui antakse starterit näiteks, et starteril oleks rohkem voolu. Siis 50, see on puhtalt starteri oma. P on parking, automaatkastide puhul, kui keeratakse süüte võti 0 asendisse ja näiteks käik on jäänud sisse, kas seal neutraali või mingisuguse drive'i peale hoopis, siis blokeeritakse selle solenoidiga võtme kätte saamine. Ehk siis võtit ei ole võimalik süütelukus kätte saada, kui käigu on ka vales asendis.
ja siis on kaksisvee ühenduse alla käib näiteks autoraadio teinekord, et keerad võtme esimesesse asendisse, süüdet veel sees ei ole, autoraadio juba hakkab tööle. Ja noh, autoraadio töötab ka siis kindlasti süüteasendis ja nagu näha, siis siin ka ei katkestata teda ennem ära, kui teda ei katkestata isegi siis ära, kui starterit anda, et noh, näiteks raadio käib siia jälle. Nii, teeme nüüd natukene väiksemaks tagasi. Siin all on joonlaud, vähemalt mina nimetan seda joonlauaks. See siin skeem on üks osa tervest autost, et terve auto on tegelikult siin puus ju näha. Ilmselgelt terve puu ühe korraga kõik peale ei mahu, siis see puu on jaotatud siia numbrite peale, siia joonlaua peale. Ja need skeemid lähevad siin numbrite järgi. Näiteks siin on stop lamps, pidurituled 523. Me teame selle numbri järgi, et siit edasi 140, 146, 523, seal on kuskil see kaabel jookseb kokku järgmise kaabliga, mis on punktist 523. Kui me vajutame nüüd siia peale, siis läks siit aktiivseks 500, 510, 520, 523 otse üles ja siin see on. Ehk siis eelmise joonise kaabel jookseb selle kaabliga kokku päris elus. Kui me natuke nüüd zoomime siin, siis me näeme, et siin on F2, ta läheb, see kaabel läheb kaitsmesse number 2, see kaitse on 15 amprit ja see kaitse, selle kaitsevool tuleb läbi 15. kontakti ja nagu me ennem süüteluku puhul rääkisime, siis 15 on siis, kui on süüde sees ja starter käib nendel juhtudel. Ehk siis, kuna see on pidurituled, siis pidurituled saavad süttida ainult sellisel juhul, kui meil on süüde sees või starterit käiatakse. Muudel juhtudel ei tule läbi 12, ei tule voolu läbi teise kaitsme. Nii. Läheme nüüd natuke tagasi. Lähme mootori osakonda. Siin on jällegi näha, et see skeem on nii suur, siin on mootori aju, et see ühe korraga skeemi peale ei mahu, siis on see jaotatud 8 osaks, siin on katkestuskoht. Et skeem on lihtsalt liiga suur, et ühe korraga jah, mahtuda siia ekraanil ära. Nii, nagu ma ütlesin, K164, see on siis mootori juhtmoodul. Mootori juhtmooduli läheb siin hetkel näha olevalt 3 pistikut, X71, 72 ja 73. Teise skeemi peal on veel paar tükki neid. Ja siin on siis igal pistikul on nüüd pinni number sees, et need numbrid vastavalt pinnile. Et kui me võtame siit nüüd lahti näiteks X71, siis me näeme, et siin on see pistik, milline see pistik välja näeb. Ja siis siin on need numbrid, et milline pin on täpselt see, mida meil vaja on. Need samad numbrid on tegelikult pressitud või siis valuaeg tehtud ka siia pistiku sisse. Need on üsna tülikas näha, need on üsna väiksed, mõnikord on need ka mingisuguse rokakihi all. Aga need numbrid on siin olemas. Et lihtsam oleks lugeda või teinekord isegi aru saada, et kust poolt alustada lugemist, et kas siit poolt või ülevalt või alt poolt, eks ole. Et aru saada, kust kohast üldse alustada lugemist. Siis need numbrid on siin kindlasti on olemas 1 ja kindlasti on olemas 40, vahepeal on ka võib-olla äärmistes 30, 20 on võib-olla peal olemas. Aga neid alati ei pruugi olla, eriti kui neid on vähe neid numbreid. Nii, teeme natuke veel suuremaks. Juhtmeid annab identifitseerida siis värvi järgi, siin on näha, et kollane sinise triibuga ja ka paksuse järgi, et siin on 0,5 on siis juhtme ristlõike pindala, paksemal juhtmel on see ristlõike pindala suurem, siin on näha, et see on 2,5. Et kuidas see kasulik on see, et näiteks mul oli kunagi juhus, et mul oli vaja tagant pluss 12 volti oli vaja saada pinget.
arvutasin lahti juhtmepuud tagumise vasakpoolse istuja juurest ja sealt tuli välja 3 musta juhet. 2 tükki olid ühe paksusega, 1 oli teistsuguse paksusega. 2 paksemat olid ABS juhtmed ja üks peenem oli siis see, mis mul vaja oli. Aga kui ma oleksin lõiganud läbi lihtsalt proovi mõistes selle paksema juhtme, siis ma oleksin lõiganud läbi ABS sensori ja siis oleks selle lappimine üsna tülikas olnud. Et niimoodi identifitseerida juhtme paksuse järgi on siis võimalik neid juhtmeid. Nii, S43 siis on lüliti, see on siin püsikiiruse hoidja. See püsikiiruse hoidja saab voolu läbi punase kaabli, mis on 0,75 ristlõike pindala. See kaablist saab vool läbi kaitsme number 12. See kaitse on 20 amprine ja see tuleb läbi süüteluku kontaktist 30. See tähendab seda, et kontaktist 30 oli vool pidevalt peal. See tähendab seda, et see süütelukust on võimalik, või olenemata süüteluku asendist on selles kaablis alati 12 volti olemas. Eeldusel muidugi, et see kaitse korras on. Nii, sellest pistikust rääksime. Nüüd ma näitan siin siukest asja, et oletame, et siin see pistikut ei ole sellist X71 ja see kaabel tuleb otse mooduli küljest, siis kuskil peab see juhe ikkagi olemas olema, et siis pistik peaks olemas olema, siis see pistik on viidud ka joonisel moodulist eemale, nagu siin näha, et X30 kontakt number 7, see on eemale viidud ja siin on näha, et siin on pistik ja see on moodulist eemal. Nii, see läks mitu korda, ütlesin samat asja. Ja sellega vist on siin kõik, selle osaga vähemalt. Näitame nüüd number 2 ka. Siin nüüd on oluline asi, selline asi. See on väntvõlli asendiandur ja siin on näha, et kaablid tulevad sisse andurile ja siin on mingisugune imelik sinine asi ümber. See sinine asi on varjestus. See varjestus on maandatud massiga mootori ajusse või siis joonisel vähemalt pin number 19. See, mis ta ajus sees edasi teeb, kas ta läheb siis aju korpusesse või ta läheb keremassi kuskile, seda ma niimoodi siit öelda ei oska. See pole ka oluline meie jaoks. Aga igastahes see varestus on maandatud ja see varestus on selle jaoks, et ei tekiks häireid. Et kui siin nüüd mõni muu kaabel peaks veel sensori ligidal olema või selle kaabli kõrvalt jookseb veel teisi kaableid ligidalt läbi, siis võivad tekkida häired, siis et häireid ei tekiks, on siin varjestus. Vot, nii, nüüd me näitame ühte teist kohta. Body systems, wipers, washers, rain sensor. Nii, nüüd ma tahan näidata uuesti seda joonlaudonid. Ma küll ei tea, miks siin joonisel niimoodi tehtud on, aga siit võtame nüüd 1007 joonise. Et siit sellest vihmasensorist kontaktist number 6 tuleb signaal, või noh, tegelikult ei tule, tuleb siia sisse tuleb signaal ja siis tuleb siit samast. Et siis kui tõmmatakse aknapesukangi enda poole, siis iserdatakse vett esiklaasile ja siis sel ajal tuleb signaal pluss signaal vihmasensorile ja vihmasensor paneb tööle siis kojamehed. Et siin on ilusti näha, et see kaabel tuleb mootori otsast nii-öelda ja 1021, 1020, 1021 ja siia ilusti sellesse. Ma ei tea, miks ei ole joonisel otse nagu joonistatud siia, aga see on ideaalne koht, kus ma saan näidata, et need kaks omavahel kokku lähevad. Ja selle osaga on siin kõik. Ma näitan nüüd veel mõnda asja veel. Grounding points on siin olemas. Grounding points on need kohad, kus siis võetakse massi, need on erinevates kohtades erinevad, ise ei tea, kui sa otsid seda kohta, kus on massipunkt autol, näiteks mingi seade ei tööta korralikult, et tal on massipuudus, siis esimese asjana on vajalik vaadata üle massipunkt.
et teada, kus on massipunkt, vaatad skeemi. siin on siis sedaanis, on universaalil, on erinevad need massipunktid. mootoritel on need massipunktid erinevad. siis on siin erinevad need relee asukohad, et kahjuks karbi sees näiteks ei ole kirjas, mis relee miski täpselt on, siis skeemi pealt on võimalik järgi ajada. Eeldusel muidugi, et need keegi ei ole ümber tõstnud, sest et on ka sihukest asja juhtunud, et releed on mingil põhjusel lahti võetud ja omavahel kohad vahetanud ja siis on tükk tegemist, et tuvastada õige relee. Ja siis muidugi on ka kaitsmete karbid, et mis kaitse, kus, mis numbriga on. Siin on lihtne väike troubleshooting, kuidas kasutada siis multimeetrit ja wiring harness. 2D programm on nüüd siis selle jaoks vajalik, et teada, kus kohas mõni pistik üldse asub. Et me võime ju skeemi pealt vaadata, et see X30, et ahaa, et siin number 6 kontakt on mingi sellist värvi, aga kus kohas see autos üldse asub, eks ole. Täpselt ei tea, siis on olemas sellised skeemid. Nendele skeemidele saab muidugi sealt samast pistikust ka ligi, ma ennem ei näidanud. Et 2D skeem on siis selline, kus ta näitab auto üldpilti ja 3D skeem on siis selline, kus siis näitab sellist juba vähe asisemat, et kus ta siin, kus see pistik või seade või täpselt asub, eks ole. Nii, ma näitan sama asja üle kohe ka ühe mingisuguse suvalise pistiku peal. Võtame ESP ja võtame see sama pistik, eks ole. Pistikut siit ei saagi pistikut näidata. See läks otse moodulisse, võtame X1 3D ja 2D diagrammid. Siin on veel vastavalt Inglise ja Euroopa erinevad need pildid, sest et teinekord on lihtsalt niimoodi, et rool asub valel poolel, eks ole, siis pistikud on teistpidi. Ja siit siis saab näha, et aha, siit läks punaseks, järelikult see pistik asub selle koha peal umbes. Päris täpselt ei tea, aga kuskil umbes selle koha peal asub. Ja et nüüd saada nagu paremini teada. Ahaa, ta on kuskil siin seespool, selge. Et niimoodi on võimalik siis otsida skeemilt erinevaid komponente ja vaata, kust juhtmed jooksevad. Täpselt ei tea küll, kust juhtmed jooksevad, et kust kohast, kas ta läheb sealt kardaanitunneli pealt või kas ta läheb sealt kuskilt, kas ta läheb vasakult või paremalt poolt torpeedoplekist või siis tulemüürist läbi, et seda niimoodi päris ei tea, aga põhimõtteliselt teab, kus ta on alguspunkt ja kus on juhtme lõpp-punkt. Igasuguseid probleeme on võimalik sellega lahendada ja kui on mingid seadmed, mida tahad juurde lisada, siis tead, kust midagi otsida, kus kohta täpselt käib või et kust üldse alustada. Et kui sa näiteks tahad panna endale päevatuled automaatset releed, et siis sa ei hakka seda kohta kuskil kapoti alt otsima, vaid sa leiad selle skeemi pealt üles ja siis näiteks Soomegal on parempoolse A-piilari juures, seal jalgade juures, plastikkatte taga, sügaval mitme mooduli taga on see pistik, et sinna käib näiteks siis see päevatulede automaatne relee. Ja nii lihtne see asi ongi. Ja ma arvan, et see on minu poolt ka kõik. Kes tahab, see uurib ise nüüd edasi muidugi aga see oli lihtne siis sissejuhatus.